Vene presidendi Vladimir Putini ümber on turvameetmeid maksimaalselt tugevdatud ja ta ise püüab mitte punkrist väljuda. Kreml on järsult tugevdanud turvameetmeid Putini ümber seoses Venemaa sõjaväelaste tapmiste laine ja kasvavate hirmudega võimaliku riigipöörde pärast, mis küpseb just neil minutitel. Sellest räägitakse muu hulgas Euroopa luureraportis. Ja kui paradoksaalne see ka poleks, omistatakse just Sergei Shoigule, endisele Venemaa kaitseministrile, mässu tõenäosust, kuid mitte ainult temale. Teatatakse, et Vladimir Putin on lõpetanud oma residentside kasutamise, ta ei külasta sõjalisi objekte ning kõik tema pöördumised salvestatakse eelnevalt, et mitte avaldada tema asukohta reaalajas. Veelgi enam, Ukraina droonide rünnakute ulatuse suurenemisega kardetakse Kremlis Putini vastu droonidega korraldatavat atentaati. Ja siin on teile uudis, kui Moskva valmistub 9. maiks, lendas täna Ukraina droon vabalt Moskva kesklinna ja põrkas kokku kõrghoonega, mis asub vaid 6 kilomeetri kaugusel Kremlist. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal, pange saatele like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Aga alustame. Täna kirjutab CNN, et Euroopa luureagentuuri teatel on Kreml märkimisväärselt tugevdanud president Vladimir Putini isiklikku turvalisust, paigaldades jälgimissüsteemid oma lähimate töötajate kodudesse. Need uued meetmed on seotud kõrgete Vene sõjaväelaste tapmiste laine ja riigipöörde kartusega. Luuretoimiku kohaselt on kõigil töötajatel, kokkadel, ihukaitsjatel, koristajatel, fotograafidel ja teistel, kes töötavad Venemaa presidendi juures, keelatud kasutada ühistransporti. Kremli juhi külastajad teavad läbima topeltkontrolli ning temaga töötavad isikud tohivad kasutada ainult internetiühenduseta telefone. See meenutab muide väga seda, kuidas Iraani juhid end varjavad. Euroopa luurearuandes öeldakse, et osa neist meetmetest võeti kasutusele viimastel kuudel pärast kõrge auastmega kindrali tapmist eelmise aasta detsembris. See põhjustas konflikti Venemaa jõustruktuuride kõrgemates ešelonides. Aruandes öeldakse, et Venemaa julgeolekuteenistuse töötajad on järsult vähendanud kohtade arvu, mida Vladimir Putin regulaarselt külastab. Tema ja tema perekond on lõpetanud sõidud oma tavapärastesse residentsidesse Moskva oblastis ja Valdais. Ja sisuliselt veedab Vladimir Putin nüüd peaaegu kogu oma aja punkris. Aruandes öeldakse, et sel aastal pole Vladimir Putin veel kordagi sõjaväge külastanud. Kuid hoolimata sellistest regulaarsetest sõitudest 2025 aastal, et keegi ei arvaks, et Putin on argpüks, avaldab Kreml eelnevalt salvestatud videoid tema osalusel. Ja raportis on märgitud, et lääne luureteenistuste hinnangul on Venemaa kaotused umbes 30 000 hukkunut ja haavatut iga kuu. Ja piiratud territoriaalsed vallutused rindejoonel ning korduvad Ukraina droonirünnakud Venemaa sisemusse on viinud selleni, et konflikti ulatus on muutunud paljude venelaste jaoks vastuvõetamatuks. Ja siin on teile kõige värskem näide. Pühapäeva õhtul tabas droon prestiižses Moskva kesklinna lääneosas asuvad kõrget elumaja. Ja seda olukorras, kus Venemaa on juba toolud Moskvasse tohutul hulgal õhutõrjesüsteeme, et kaitsta võiduparaadi. Uskumatu. Uskumatu. Üldiselt pole suitsu, pole kõrbelõhna, midagi ei põle. Hunnik autosid, pole aru saada, miks need siin on. Tõesti mitte midagi. Seal vedeleb hunnik neid hoonest pärit tükke. Politsei, evakuaatorid tulid kohale, midagi seal toimub, palju uudistajaid kõigist neist majadest. Seal kuskil 35. korruselt sellelt poolt käis pauk.
Edasi luureraportis tuuakse välja haruldasi üksikasju Moskva murede kohta siseturvalisuse halvenemise pärast. Selles on samuti välja toodud potentsiaalselt ebameeldivad üksikasjad Venemaa julgeolekuteenistuste ja armee juhtkonna vahel puhkenud konfliktis selle üle, kes vastutab kõrgema juhtkonna turvalisuse eest. Väidetavalt oli just see põhjuseks, miks Vladimir Putini protokolle üle vaadati ja veel 10 kõrgele sõjaväeülemale isiklikku turvataset tõsteti. Aga kõige olulisem algab just siin. Aruandes öeldakse, et alates 2026 aasta märtsi algusest on Kreml ja Vladimir Putin ise mures võimalike salajase teabe lekkimiste, samuti vandenõu või riigipöörde katse riski pärast Venemaa presidendi vastu. Ta kardab eriti droonide kasutamist võimalikuks atendaadiks Venemaa poliitilise eliidi liikmete poolt. Kõige üllatavam järeldus puudutab Vladimir Putini endist usaldusalust Sergei Shoigut. Luureraportis on märgitud, et ametist tagandatud endine kaitseminister, kes praegu töötab julgeolekunõukogu sekretärina, on seotud riigipöörde riskiga, sest Shoigu säilitab märkimisväärse mõju kõrgeimas sõjaväelises juhtkonnas. Ja siin võib Putinit tema puhastuskampaania talle endale kurjalt kätte maksta. Dokumendis märgitakse, et endise asejuhi ja Sergei Shoigu lähedase liitlase Ruslan Tsalikovi vahistamist 5. märtsil peetakse, tsiteerin, eliitide vaheliste vaikivate kaitsekokkulepete rikkumiseks, mis nõrgestab Shoigu positsioone ja suurendab tõenäosust, et temast endast võib saada kohtuliku uurimise objekt. Tahan märkida, et Venemaa uurimiskomitee teatas märtsikuises avaldusest Tsalikovi vahistamisest süüdistatuna omastamises, rahapesus ja altkäemaksu võtmises. Teated korruptsioonist Venemaa sõjalises eliidis saabuvad sageli, kuid nende arv on järsult kasvanud pärast venelaste sissetungi Ukrainasse. Ja Shoigu võib karta, et tullakse tema järele, mis tõttu võib ta proovida ennetavalt tegutseda. Ja siin märgib CNN õigesti, et tsiteerin, selliste luureandmete iseloom muudab mõnede detailide kontrollimise keeruliseks. Nimelt mõned üksikasjalikult kirjeldatud turvameetmed Putini suhtes on juba varem teatatud või laialdaselt eeldatud, sealhulgas põhjalikud läbiotsimised, Kremli kehtestatud nutitelefonide kasutamise keeld ja Venemaa presidendi liikumisvabaduse piiramine. Vladimir Putin ilmub endiselt regulaarselt avalikkuse ette. Sel nädalal kohtus ta Tšetšeenia juhi Ramzan Kadiroviga ja Iraani välisministri Abbas Arakshiga. Kuid üksikasjad uutest julgeolekumeetmetest Vladimir Putini jaoks ilmusid alles mitu päeva pärast seda, kui Moskva teatas olulistest muudatustest 9. mai võiduparaadil Punasele väljakul. Sel aastal toimub üritus ilma raskerelvastuseta, nagu soomustehnika ja raketid. Kremli sõnul on need meetmed seotud sellega, et Ukraina võib paraadi rünnata droonidega. Kuid luurearuandes märgitakse, et uued meetmed olid osaliselt ajendatud ägedast sõnasõjast kõrgete ametnike vahel kohtumisel Kremlis juba eelmise aasta lõpus koos Putiniga. Pärast kindralleitnant Fanil Sarvarovi tapmist Moskvas 22. detsembril 2025 oletatavasti Ukraina agentide poolt, kutsus Vladimir Putin võtmetähtsusega julgeolekuteenistuse töötajad koosolekule. Ja nüüd teatatakse, et tol koosolekul kritiseeris kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov föderaalse julgeolekuteenistuse juhti Aleksandr Portnikovit selle eest, et ta ei suutnud oma ohvitsere kaitsta, kes omakorda kaebasid ressursside ja personalipuuduse üle, mis takistab neil seda tööd teha. Ja edasi tsitaat Euroopa luureraportist. Selle pingelise kohtumise lõpus kutsus Vladimir Putin üles rahulikuks jääma, pakkus välja alternatiivse töövormi ja andis osalejatele ülesandeks esitada konkreetne lahendus probleemile 1 nädala jooksul. See kiire lahendus nägi ette oma föderaalse kaitseteenistuse volituste laiendamist, et tagada veel 10 kõrge ametikohaga komandöri turvalisus lisaks Gerassimovile endale. Ja teate, lõpetan selle saate CNN-i tsitaadiga. Luurearuande avaldamine võib peegeldada Euroopa ametnike katset haarata kinni lootusest, mis kriitikute arvates on juba pikka aega olnud nende ainus strateegia Venemaa üle võidu saavutamiseks Ukrainas. Oodata selle sisemist kokkuvarisemist. Seetõttu võib sellesse informatsiooni suhtuda erinevalt.
nagu öeldakse, nagu kuulsin, nii edasi annan. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta laikida. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimuse kaudu, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!